7. päeva hommik. Hakkan just laagriplatsist, lähen ristile, tangin ja siis tagasi teti peale. See, kas ma õhtust koju jõuan, see on praegu veel lahme, ma ei tea. Ma just praegu mõistsin, et mul oli eile pärast Paldiskit ja eile õhtul eriti niisugune vale mindset, et ma hakkan nüüd varsti koju jõudma või ma pean koju jõudma võib-olla täna, eks või homme. Aga see on nagu vale mindset. Selles mõttes tuleks keskenduda mitte sellele, et koju jõuda, vaid sellele, et hetke nautida. Jah, olla siin ja praegu. Muidu on see ainult üks kodu poole tormamise või trügimise või pürgimise hetke, aga see pole see. Tuleb nautida ümbrust ja hetke. Just, nii. Filosoof on rääkinud sellest eilsest kinnijäämist veel. Et mul on väga hea meel, et ma selle kogemuse sain. Et ma tean, kuidas sellisest situatsioonist välja tulla. Ma saan hakkama. Iga situatsioon on midagi natuke erinev, aga vähemalt on mul nüüd äge story. Aga mis ma tahtsin öelda, et see oli täpselt see situatsioon, mida ma olen nagu kogu aeg kartnud. Et mul ei olnud võimalust tagasi pöörata enam ühelt maalt. Üsna kähku ma sain aru, et seal oli 2 kitsast rada, eks, ja keskel siis kõrge tee keskosa. Ma olin siis vasakpoole tee raja peal ja sealt ma enam ei saanud ei keskele ega teise raja peale ka. Ühesõnaga, mul oli enam tagasiteed ei olnud. Siis oligi see, nagu välja tuli viimane suur mürgas. Oleks ma sealt ka läbi saanud, ei oleks midagi olnud, oleks võinud see kõik teistmoodi minna. Aga sinna ma jäin kinni. Aga just see jah, et need situatsioonid mulle väga ei meeldi. Või noh, jah, et puudub nagu väljapääs, tagasi pööramise võimalus. Samas need sunnivad sind tegema asju, mida sa muidu ei teeks. Et selles mõttes on nagu lahe. On hea meel, et ma olen nüüd selle teti, kui ma nüüd lõpuni jõuan, enda jaoks ära kaardistanud. Et ma tean nüüd, ma ei pea seda uuesti enam tervet tetti sõitma. Ma tean kohti, mis mulle meeldivad, kuhu ma tagasi saan minna. Ma tean kohti, kus kohad asuvad, mis ei ole minule või minu rattale võimete kohaselt. Et järgmine kord ma saan juba nagu valida ja mis rada ja kus ma teen ja ei ole seda ärevust, et ei tea millega mingi metsarada lõpeb, et kas läheb mülkasse või kuhu, et kaardiluure annaks ka sellele vastuse praegu, aga praegu on ikkagi siuke ärevus. Aga siis ma juba tean teist korda tehes mingid asju. Täna ma olen räigelt tark. Ma vaatan, siit läheb rada, eks ju, ümber mingi järve. Sõitsin siia sisse, eratee, sõitmine näid oma vastutusel. Siin on isegi mingi kiri oli, et no track ja follow the GPS ja siin on, näen, et siit läheb mööda kraavi kallast. Ei tundu üldse, ületab mingit kraave. Ei tundu üldse olevat nagu hea mõte minna sinna raba. Ja selle asemel lähen siit hops siia ja saan normaalse tee peale. Et jätan selle osa siit lihtsalt vahele. Jep. Ja mingi osa vahele jätmises ei ole nagu midagi valet või piinlikku, ma arvan, sest tett on tehtud nagu silmas pidades erinevate rataste erinevat võimekust. Et oleks kõigile midagi, et kui ei oleks selliseid räigeid mäkketõuse, liivaseid või selliseid mudast puurimisi, siis mingite rataste jaoks oleks tett jumala igav.
et neile ongi tehtud siuksed karmikohad siia sisse, kus nemad saavad ka mingi challenge'i. Aga siis ei tähenda seda, et siukse dualsportrattaga, selle konkreetse KLR-iga peaks tingimata ka siukestesse kohtadesse ronima. Pealegi eile sain oma selle kogemuse sinteetika kätte, mida tähendab kuskile mülkasse kinni jääda ja ka selle kogemuse, kuidas seda ratast siis sealt kätte saada. Et nagu pagas maha, ratas tagumine ots rovaki, ratast pikali, tagumine ots välja, esimene ots välja lohistades ja siis püsti, eks ju, et nüüd on see kogemus mul käes, ma ei pea seda täna uuesti järgmises kohas proovima. See ei ole nagu siuke õigustus, et kellel on see ikka õigustus, see on nagu selgitus, et miks mul on hea meel, et mul on see kogemus, aga ma ei pea seda nüüd nagu uuesti kohe proovima, et davai, et lähen sinna kuradi kraavi ja teen seda jälle. Et ei ole vaja. Üks asi on see, kui see juhtub, et siis ma teen seda. Aga teine asi on see, et selle koha peal seal ma teadsin, et see niimoodi läheb, et see mind seal ees ootab, et siis mul ei ole mõtet sinna ronida. Ja siin saabki Nordvestet läbi. Veel üks ketilõik võetud. Ja viimane 100 meetrit, ei 90 meetrit, viimane kilomeeter. Ja ootab ees viimane lõik. Kogu teist tee. Vestet, Läänetett. Üks asi tuleb küll ära õiendada, jah. Et vaata, kui ma rääkisin siin, et kaardi pealt välja vaadata mingid kohad, mis on soised ja mitte minna. Tegelikult nüüd nagu kaasteeline, kes siin viimasel Teti-Jupil eskortis, ei küsita nime, eesmärelikult. Tema ütles, et tuleb ikkagi kõik oma silmaga ära vaadata ja ei tasu kaarti uskuda. Ja tal oli õigus selles mõttes, et siin lõigu peal ma olin ka märkinud mingi koha, kaardi peal oli need punkt, tiirjoonele märgitud tee ja läks läbi mingite kraavidest mööda. Et see on mingi räige soo olin ma sinna märkinud kaardi peale ja plaanisin selle vahele jätta. Päris suur lõik. Aga Kutt ütles, et mis asja, et seal ei ole mingid sood, tavaline RMK kruusatee. Üks korrektuur veel, et ma siin rääkisin, et Tetis on osad kohad ongi niimoodi tehtud, et ei ole mõeldud mitte siin kaklete, et ei ole mõeldud kõikide rataste jaoks, vaid ongi spetsial mudapuuride kohad ja nii edasi. See nüüd selle kogenud ketisõitja sõnul on ka jama. Et tegelikult on kõik kohad kõigi ratastega sõidetavad. Alati oleneb sõitjast. Seda küll, seda ütleb mina. Aga ei tasu arvata, et kui sul ei ole seda mudapuuri, siis mingi ühte või teise kohta ei tasu minna, ei pea minema. Tuleb ikka loo moraal, tuleb sõidad kohale, vaatad, kas saad hakkama või ei saa. Sõltumata ratast. Vaat nii. Ja nüüd 200 viimast meetrit.
ja tett on tehtud. Selle suve suurim seiklus. Ring on täis. Nüüd tanklasse võib-olla purks endale preemiaks ja siis mööda maanteed koju tagasi Pärnusse. Tänud kõigile, kes vaatasid ja kaasa elasid. Jep, järgmiste seiklusteni.